siin on põhimõtteliselt siuksed kapid, paned kinni, siis võtad see. Nii, jou. Põhimõtteliselt tulime siia sellesse rotimuuseumisse või hamstrimuuseumisse. Mingi siuke industrial style. Pean seal. Kunst. Crazy kunst, noh. Nagu mingi no joo, kiire vlog. Täna on 5.4. päev. Eelmistel päevadel ei ole otseselt midagi filmida olnud, aga nüüd me oleme sinna otsa. Kui saab. Ja vist on küll. Peaks saama. Et põhimõtteliselt siit otsast me lähme vaatame Eiffeli torni eemalt. Eiffeli torn peaks jääma sinnapoole, kui ma õigesti mäletan. Sisetunne ütleb, et see on seal pool. Kuigi mul pole õrna aimagi. Kas me ei olnud siin siis, kui me reisilt tulime või? Praegu kui me jõudsime või? Ma ei mäleta. Euroopa kiiremini. Läheb ise üles. Midagi vajutame pea. Vaata üle või? Oo, kõrvad. Ma ei küll minu midagi. Nüüd ta näeb, et kõrvadel hakkab häbesti kiirelt üles. Euroopa kõige kiirem lift. Pidurdab. Ei ole kohal. No meile tehti lühitutvustus põhimõtteliselt sellest tornist praegu, et mis küljel mida näeb ja kus kohas ja kui palju ja saab kõrgemale minna ja saab allapoole minna ja värki. Et no siit põhimõtteliselt näedki läbi klaasi. Ma mõtlesin, kui välja saab minna, kurat. Aga võib-olla äkki terrassi pealt saabki seal. Aga põhimõtteliselt ongi nagu selle torni point ongi see, et sa lihtsalt tuled siia ja aega on ja chillid ja vaatad välja. Eiffeli torn on seal. Näed. Näed ka hästi telo ja näed valgus ka seal üleval keeb. Siin ei ole ka kedagi, jah? That's cool. I love Paris. Siin on klaas ees, aga selles suhtes näeb, noh. Siit ikka näeb. Kes see posti täpselt see ette pani? Et näed, lennuk lendab ja kõik on ilus. Aga lihtsalt nüüd on tööstusmaterjal, et been here, done that, ja. Aga minu poolt praegu tänaseks kõik. Olge tublid ja näeme lennujaamas.
või varem, I don't know, we'll see. Bye. Coming home, boys. We're coming home.